tere armsad teekaaslased, minu nimi Stella Shakti, olen Ekstrasens, kanaldaja, energiatõpetaja, aitan inimestel aru saada, kuidas oma aja ja energiaga nii ringi käia, et luua soovitud tulemusi ja mitte lihtsalt elul järel lohiseda, vaid kuidas luua oma elu saatust kõige kõrgemal moel. Ja minu juurde jõuavad tavaliselt need inimesed, kes on juba vaimselt väga kõrges sageduses, väga suures läbimurde energias ja soovivad astuda järgmisele meisterlikkuse tasandile. Ja tänane lugemine on seotud just nimelt sellega, kuidas oma suhtes, oma partnerluses, mis iganes partnerluse teema sind praegu huvitab, kuidas selles partnerluses tulla sellesse õigesse positsiooni või õigesse häälestusse, et mitte luua rohkem raskeid karmamustreid juurde. Ja tuli juhatus nii, et teha 3 kaardigrupiga lugemine. Esimene portaal mõistmine, teine kaardi lugemine portaal ausus ja 3. usaldus. Võid siis tunnetada, mis on sinu selles partnerluses oluline teema või mis on, ütleme siis selline kõige suurem kas väljakutse või siis selline arenguteema olnud parasjagu selles suhtes. Ja vastavalt sellele portaalile läheme kaardilugemiste juurde ja sa võid valida ka niimoodi, et valid esimesele kaardilugemisele ühe partnerluse, teisele teise, kolmandale kolmanda või kuidas iganes su sisetunne, intuitsioon sind parasjagu juhatab, et mul on täna hästi lõbusad uued kaardid siin kasutusel ja kohe lähemegi siis kaardilugemiste juurde. Esimene grupp. Sina valisid mõistmise ja teie õppetund praegusel hetkel on õppida üksteisest aru saama ehk läbi südame vaatlema ja tunnetama. Vaatame, missugune on praegu teie suhte dünaamika, mis rollis on sinu partner sinu suhtes ja mis rollis oled sina enda partneri suhtes. Et sinu partner praegusel hetkel on kiirendamas teie arengut, teie edasiliikumist ja sina oled nii-öelda nagu korravalvur, kes vaatab, et kõik läheks täpselt nii nagu tarvis. Et võimalik, et kui su partneril on mingisugused halvad harjumused või kuidagi ellusuhtumised, mida sa tahad, et ta oleks kuidagi rohkem terviklikkusega kooskõlas, siis sina kutsud teda korrale ja tema soovib, et teil edasiliikumine oleks kiire. Ja te mõlemad olete nii-öelda väga meesenergia domineerimises, mis tähendab seda, et teie suhtes võib olla puudu nii-öelda seda pehmuse ja leebuse ja intiimselt läheduse aega. Intiimsuse all ma ei pea siis ainult intiimselt füüsilist koosolemist, aga ka hingelist lähedust. Et praegusel hetkel, mida ma tunnen, et see, mis teid aitab rohkem teineteise mõistmisesse, on see, kui te mõlemad võtate nii-öelda nagu hoogu maha, et ei ürita nii palju nagu teineteist survestada, kui et lasete rahulikult asjadel voolata ja rohkem sellist südamlikku omavahelist mõista andmist, et ma saan sinust aru, ma mõistan sind, ma olen sinuga samas tiimis, et seda vajab sinu partner praegu väga, et sa annaksid mõista, et sa lihtsalt ei ürita teda nagu kontrollida või kuidagi teda korrapäraselt hoida, vaid et sa oled ka südames ja südamlik ja tunnustad teda ja kiidad ja kui ta siis teid juhatab ja teid juhib läbi elu, läbi nende kurvikohtade ja läbi sündmuste, mis teie eludes on, et siis sa annad talle ka mõista, kui tal läheb hästi,
et mitte lihtsalt ei too välja, et see on valesti ja see on valesti ja see on valesti, vaid et seda ka, et kuule, see on super, et see oli nii tore, et sa seda tegid või et sa seda ütlesid või seda mõtlesid või seda tegid või seda tähele panid. Et sellist tänulikkuse energiat, mida ma tunnen, tänulikkus on see, mis teid aitab rohkem teineteise mõistmisesse. Missugused on sinu partneri ootused sinu suhtes, mida ta ootab sinult, et sa oleksid selline just nimelt südamlik õpetaja, mitte nii palju selline kritiseeriv ja vigasid välja toovaga, et sa näitaksid ette oma eeskujuga ja selgitaksid talle hästi rahulikult ja südamlikult, miks mingid asjad vajalikud on. Ja sinu ootused sinu partneri suhtes. Väga huvitav tuleb, sümbolina tuleb ökoloog, et sa ootad, et ta oleks rohkem loomulik, see, kes ta tõeliselt on, et ta on ka hästi südames ja hooliv ja tähelepanelik ja võimalik, et sa tõesti tahad ka sõna otseses mõttes, et te läheksite rohkem koos loodusesse jalutama, pööraksite tähelepanu sellele loomulikkuse reaalsusele, et te mõlemad ootate teineteiselt sellist naisenergia avanemist, aga seda sa saad siis enda eeskujuga ja enda, kuidas ma ütlen, enda armastava juhatusega aidata ka tal avada seda südametasandit, et südametasandi suhtlemine ongi siis, kui meesenergia ja naisenergia on meis mõlemas ühendatud. Ja universum, mida soovib, mis rollis oleks sinu partner. Universum soovib, et su partner aitaks iseennast, et ta tervendaks ennast, et ta raviks ennast. Võimalik, et su partneril on mingisugused kas psühholoogilised või füsioloogilised teemad, millega tal on vaja tegeleda, et esiteks tal on vaja aidata iseennast ja siis ta oskab ka sinu jaoks olla parimal moel sulle toetuseks. Ja universum soovib, et sina oleksid järjekindel ja kui asjad on tulised, et siis sa nendes tulistes olukordades nii-öelda vooliksid selle olukorra nii-öelda sobivaks, et sa ei anna alla, nii nagu sepp saab taguda tulist rauda ja sellest voolida midagi vajalikku, siis samamoodi sina saad olukordades, kus on keerukad situatsioonid, sa saad väljendada oma sõnadega, aga kuidas sa tahad, et asjad oleksid. Mitte ei lähe nurisemisesse, et mulle ei meeldi see ja mulle ei meeldi too, vaid see, et sa ka räägi siis, aga kuidas sulle meeldib, aga mismoodi sina armastad. Ja mitte sellise kriitiku energia tuli ennem välja, et kriitilisus võiks asenduda sellise südamliku vormimisega, ehk siis tead, kallis, aga mina armastan nii, mulle meeldib nii, mis sa arvad, kui me teeksime nii, et sa jätad nagu sellist ruumi otsustada ja mõelda, kuidas asjad olla võiksid ja jätad partnerile ruumi otsustada, kuidas ta siis luua tahab. Praegusel hetkel universum suunab siis teid mõlemaid tulema rohkem endale keskenduma ja enda soovide selgele ja julgele eneseväljendamisele on see kutse universumi poolt, et siis tekib ka mõistmine, kui me väljendame enda tundeid ja enda vajadusi, enda soove südamlikult ja armastavalt. Ja rääkides enda tunnetest, siis mitte nii, et sina paned mind tundma nii, vaid selgitades näiteks selliselt, et tead, kui sa nii teed, siis mina tunnen niimoodi, aga ma sooviksin tunda niimoodi ja mulle meeldiks, kui me teeksime asju nii. Mis sa arvad, kuidas see sulle sobib? Kas see meeldiks sulle ka, kui me saaksime niimoodi asju ajada? Et selline koht, mida ma tunnen, et kui su partner, kelle kohta sa küsisid, on mees, siis temal on just vaja sellist enda
naisenergiaga praegusel hetkel tegeleda. Kui ta on naine, siis tal on vaja rohkem tulla sellesse kohta, kus ta häälestub enda heaolule. Et sina saad siis parimal moel selles suhtes teineteise mõistmisele kaasa aidata sellega, et sa annad talle aega ja ruumi ja lubad tal täielikult ennast tunnetada ja mitte siis teda kontrollides, vaid talle nii-öelda nagu ruumi hoides. Ruumi hoidmine tähendab seda, et me oleme kohal, me oleme armastavad, me oleme mõistvad ja me laseme rahulikult neid protsesse inimesel ise läbi teha. Ja selles rahu seisundis tekib teil ka teineteise mõistmine palju kergemini. Sellised sõnumid, kallis grupp number 1. Läheme grupi number 2 juurde. Tere, armas grupp number 2. Teie põhiliseks teemaks siis selles suhtes parasjagu on siis tõde ja ausus ja siiras enda tunnetuste jagamine. Ja võimalik, et siin on olnud mingit laadi hirm enda tõde jagada, kui see hirm on nagu pimedus ja elu ütlebki, et kui su elus on hirm, siis on vaja julgemalt jagada, sest siis tuleb jälle valgus, et tõde on valgus ja tõde valgustab, et tõde näitab teile teed ja tõde näitab teile järgmised õiged sammud. Aga siis vaatame, mis energias on praegu sinu partner sinu suhtes. No tema on täitsa sellises tundes, et kõik on ju super ja et tema arvates nagu kõik ongi praegu täpselt nii, nagu olema peab. Ja sinul võib olla selline kaaluta olek, kus sa oled tundnud, et ma ei tea, kus on maa, kus on taevas, kuhu poole üldse hõljuda, et ma olen siin nagu kuidagi eraldatuses, nagu selline skafander on ümber, mis võibki siis olla hirmuskafander või selline enda loodud hirmumull, mis ei ole lasknud täielikult ennast avada. Ja huvitav on see, et te mõlemad vaatlete väga palju seda, mis on väljapool, aga see, mida ma tunnen, mis teid aitab sellesse tõe kogemusse, ongi see, kui te väljendate seda, mida te tunnete, ka neid eraldatuse kohti, et näiteks kui sina tunned, et sa ei ole täielikus ühenduses oma kallimaga, oma partneriga või kelle kohta sa küsisid, et siis see, mida sa saad teha, on ennast maandada ja rahustada ja tunnetada, et ükskõik, mis teie eludes parasjagu toimub, niipea kui te rahunete, mõlemad olete rahuseisundis, siis te saate ka tõde ja siirust väljendada, et siin on vaja ennast õppida rahustama, maandama, tasakaalustama, oma kehasse rohkem kohale tulema. Sinu partneri ootused sulle on see, et ta tahab sinuga tõesti seda maailma avastada ja tema valmis kõike põhimõtteliselt käärib käised üles, et noh, teeme mida iganes sa nüüd teha tahad, mina olen valmis sinuga sellel retkel kaasa liikuma. Ja sinu ootused sinu partnerile on siis need, et ta laseb sul neid rolle läbi tunda, mida sina parasjagu tunda tahad, et sinu partner ootab sinult sellist avatust ja nagu just nimelt avatud meel, et lähme ja uudistame ja teeme ja sinu soov on see, et aga lase mul praegu veel olla selles, mis iganes rollis ma olen. Et ma tahan praegu tunda nii, et lase mul praegu nii olla. Et mis iganes nii-öelda kas
sisemisi puhastusi sa praegu teed, et sa tahad tunda ennast kas ka näiteks vahel ohvrina või tahad tunda ennast nagu sellises lapsteadvuses, et ma veel ei tea või et ma olen veel saamatu või mis iganes meelemängusid sa oled tahtnud nagu veel kogeda, kas ka alateadlikult, et siis sinu partner laseks sul täielikult neid samastumisi ja tundeid ja erinevaid just nimelt isiksuse aspekte hästi sügavalt läbi kogeda. Universum soovib, et sinu partner oleks selles partnerluses rohkem korrale kutsuv, et ta väljendaks sulle selgemalt seda, kui sa liiga kaugele oled läinud nende oma mängudega, siis universum vahel võib saata su partnerile lausa õpetused, kuule, et ütle talle nüüd praegu, et ei ole vaja rohkem selle looga samastuda või et kaua sa seda mängu mängid või et hakkame juba uuel moel olema, et kaua sa selles vanas loos kinni oled. Et siis ära pahanda oma partneriga, kui ta sulle selliseid korrale kutsuvaid märkusi teeb, sest et see on tegelikult teie kõrgem mina, mis kutsub teid rohkem olema tasakaalus, et sa ei oleks niivõrd lendlev ja kuidagi oma mõtetes liiga kaugele minev, et kui sellised korrale kutsumised on, et siis see on universumi kõrgem tahe, et sa ärkaksid üles sellest rollidega samastumisest, tuleksid tagasi enda kõrgemasse olekusse, mis ei tähenda siis seda, et sa ei ole enam maaga kontaktis, mitte selles mõttes kõrgem kosmonaudina ja eraldatuses ringi lendlev, vaid see, et tule ka maa peale, ja maa peal olekki ei tähenda seda, et sa ei või olla kuidagi rõõmus või nautida oma elu, vaid vastupidi, see tähendabki seda, et kuule, et tule ikka sellesse kohta, kus sa päriselt naudid oma elu, et ei ole vaja sinna hirmudesse ja ärevustesse liiga kauaks siplema ja lendlema jääda. Ja universum soovib, et sina tuleksid rohkem sellesse kohta, kus sa naudid maise külluse loomist. Et tuleksid ka rohkem oma meesenergiaga kontakti ja meesenergia omaduseks on siis otsustamine ja valimine südame järgi, et kui sa oled oma südamega kooskõlas, siis ka sinu finantsasjad lähevad kooskõlla ja harmooniasse. Ja kui sa praegusel hetkel oled tundnud, et rahateemad on sulle rasked ja keerulised, siis palu, et algallikas suunaks sind astuma neid samme, mis oleksid sulle meeldivad. Et see ärimees olemine ei tähenda siin seda, et sa pead kuidagi oma naudingut ja mina kaotama, vaid vastupidi, et tule sellesse mäletamisesse, et kui sul on finantsiliselt hästi, sa oled 2 jalaga maa peal ja sa teenid inimkonda, sa teenid armastust läbi selle inimkonna teenimise, siis sa ei tunne enam nii suurt eraldatust ja nii suuri nagu selliseid vastuolusid, mis siin on võib-olla rohkem üles kerkinud, et praegu väga hea, mida sa saad teha, ongi näiteks meesenergia tervendus. Ja meesenergia tervenduse meditatsiooni te saate mu koduleheküljelt alla laadida. Ja kui seda parasjagu koduleheküljel üleval ei ole, siis te saate mulle kirjutada inspiratsioonikool@gmail.com ja seda meditatsiooni ma saan teile meili peale saata. Et selline õpetus siis praegu tuleb universumilt, et aitab küll sulle, kallis, seal ringi lendlemisest ja eraldatuse tundmisest, et sa tahaksid seda veel tunda, aga tegelikult elul on sulle palju rohkem ja imelist plaanis, et kui sa tuled rohkem oma kehasse, oma elu eest hoolitsema, et see on tegelikult meeldiv ja tore, kui sa avastad ja saad kanaldada universumi käest, mida sinu kõrgem ülesanne on.
teha ja kuidas olla. Nii et sellised sõnumid praegu, kallis grupp number 2, loodan, et saite siit üht-teist kasulikku, soovin teile maagilist voolamist ja loodan, et kui te saite siit üht-teist kasulikku, jätke siia alla ka 2 südant kommentaarides ja aitäh, kallid vipid, teile toetuse eest. Olge õnnistatud! Ja läheme grupi number 3 juurde. Teie põhiliseks õppetunniks praegu siin partnerluses siis tundus, et on usalduse õppetund ja vaatame, mis energias on partner teie suhtes. Partner on sellises jälgimise energias ja ta hästi salvestab ja vaatleb, mismoodi te asju teete või ta üritab aru saada, mida see usaldus üldse tähendab ja kuidas omavahel suhtes usaldamine käib. Ja sina konkreetselt selles suhtes oled siis sellises hoogsas, naudisklevas ringi liikumises ja võimalik, et sa oled praegu sellises katsetamise energias, kus sa tunnetad, et mis tunne on erinevaid emotsioone läbi tunda põnevust, tunda sellist avastamist, enda avastamist, maailma avastamist. Ja sinu partner on siis pigem mitte sinuga kaasa liikuv nendes üles-alla liikumistest, vaid ta lihtsalt jälgib, et mis asja sina ajad. Sinu partneri ootused sinu suhtes, no ta ootab, et sa juhataksid teid või mingil moel siis kiirendaksid teie edasiliikumist. Ja seda edasiliikumist saab kiirendada näiteks läbi selle, et sa astud rohkem juhtpositsioonile, et sa otsustad, kuidas asjad hakkavad edasi minema, et sa teed sisemisi valikuid selgemalt, et ta ootab sinult, et sa tuleksid rohkem asjalikkuse energiasse ja mitte lihtsalt nagu väikses plaanis ei mõtleks, vaid vaatleksid sellist suuremat elupilti, kuidas te võiksite üheskoos liikuda. Eks võimalik, et ta soovib, et sa jagaksid enda unistusi ja et sa ei ootaks nii palju, et mida tema arvab, vaid et sa valiksid selle järgi, mis sulle meeldib ja tema heal meelel siis tuleb sinuga sellega kaasa. Ja sinu ootused oma partneri suhtes. Geenitehnoloog, see võib olla, sa ootad, et sinu partner oskaks hästi kiirelt ja taiplikult olukordi analüüsida ja näha olukordade sügavamat tähendust, sügavamat sisu, algpõhjuseid, näha läbi, kuidas kõik, mis teie eludes toimub, on seotud ka näiteks teie eelmiste põlvkondadega ja et sa ootad nagu, et ta usaldaks teie, kuidas ma ütlen, nagu hingelist päritolu. Tuleb pildina, tuleb selline pilt, et nagu pea kohal on selline nagu tšakrate meeletu avanemine, et seda jumalikku essentsi sa ootad, et su partner tunneks ära teie mõlema jumaliku essentsi ja usaldaks täielikult sinu nii-öelda ringi rulatamisi või sinu ringi saalimisi, et just nii, nagu sa praegu parasjagu teed, et nii ongi vajalik. Mida elu soovib, et sinu partner, mis rolli astuks? Elu soovib, et sinu partner tuleks sellisest vaatlemise seisukohast sellesse kohta, kus sina unistad ja tema viib teid nendesse unistustesse
väga kiirelt ja väga elegantselt ja väga luksuslikult kohale. Ehk siis seda ilmselt siis sinu partner ongi oodanud, et kuule, räägi täpselt, millest sa unistad, siis ma tean, kuhu meid selles kehastuses juhatada või kuhu ma selles partnerluses saan nagu energeetiliselt õige info ja siis ma selle info põhjal oskan ka meid kohale toimetada või kohale juhtida. Et elu soovib väga selgelt, et su partner oleks hästi meesenergias ja et ta oleks sellises valmisolekus. Ja sellepärast su partner ilmselt ongi nagu seda sinu jälgimist hästi teinud, sest et ta on otsinud, et sa väljendaksid oma sõnadega, mida sa tahad ja sinul on vaja usaldada enda südant, et see, mida sina tahad, seda tahabki elu teile mõlemale tuua. Ja elu ootab, mis energiasse sina tuled ja samuti tuleb siis ärimehe energia. Elu ootab, et sa armastaksid raha, finantse, et sa armastaksid rikkust, küllust, rahulolu ja et sa julgeksid väljendada elule hästi selgelt, missuguses maises tasandis sa soovid elada. Et siin on võimalik, et ongi olnud kas selline kogemus, et olete koos oma partneriga mõelnud mingit projekti teha või mingisugust ideed ellu viia ja sinu sees on olnud võib-olla see, et ma ootan, millal mu partner siis seda kõike looma hakkab, aga elu tahab, et sina usaldaksid kõigepealt ennast ja väljendaksid ennast, kuhu sa soovid, et te liigute. Ja väljendaksid ka seda, kuidas sa tahad, et teie rahaasjad toimiksid ja et selline hästi ratsionaalne ja otsekohene suhtlemine on see, mis aitab teie usalduse kogemust kasvatada. Sellised sõnumid, kallis grupp number 3, loodan, et saite siit üht-teist kasulikku, soovin teile imelist voogu, kui see lugemine meeldis, jätke siia alla palun 3 südant ja mõnusat usalduses voolamist. Aitäh, kallid vipid, teile toetuse eest, olge õnnistatud!